Tere hommikust, head sõbrad! Tere tulemast keskkonnakampaania Võta vabalt pidulikule lõpusündmusele. Sellel aastal oleme kogunenud, nagu te näete, siis ekraanide ette. Loodan aga, et olete ennast praeguseks juba mõnusalt sisse seadnud, sellepärast et kohe-kohe paneme käima selle kampaania lõpu nii-öelda siis finiši. Kampaania, mis kestis pea 4 kuud, on jõudnud lõpusirgele. Eesmärk oli ju tõstatada erinevad keskkonnaprobleemid ning teadvustada nende inimeste rolli siis nende probleemide parandamisel. Osaleda said kõik eestimaalased, kes soovisid, olenemata vanusest või asukohast. Nagu te sõbrad teate, siis kõikidele tiimidele anti 4 erineva keskkonnaprobleemi teemalised ülesanded. Ja iga teema nimetus oli vastavalt siis vesi, õhk, tarbimine ja maa. Kui te nüüd, sõbrad, panete nendest sõnadest tähed kokku, siis saategi võtta vabalt. Tänase programmi jooksul autasustame kõik parimad ehk siis 3 kõige paremat tööd ning loomulikult on täna veel palju üllatusi, seega juba etteruttavalt ütlen ära, et sõbrad, kui me nüüd helistame kellegile ja kellele võib-olla helista, siis jumala eest ärge ära minge, sellepärast, et üllatusi on tulemas, et pange tähele. Loomulikult räägime ka natukene numbritest, räägime ka sellest, miks selline kampaania tehti, kes selles osales ja mida saavutati. Kuid meil on tulemas ka siia poole ekraani külalised, nimelt hull professor teadusteatrist. Mida ta tegema hakkab ja mis siin laval saama hakkab, seda näete peagi, kui kindlasti tossu näeb ja põnevust tekib palju-palju. Kui nüüd teatriga on natuke keeruline võib-olla oma näppe külge panna, siis ärge muretsege, me oleme koostanud teile ka väga kihvti viktoriini. Nimelt kõik teie, kes te olete nüüd teisel pool ekraani, just teil on võimalik selles osaleda, nii et varuge juba praegu enda lähedale nutitelefon. Kellel ei ole, siis küsige emalt, isalt või õelt, vennalt. Nimelt viktoriin toimubki läbi nutitelefoni ja läbi interneti. Etteruttavalt ütlen ära, et loomulikult on viktoriin auhindadele, seega kõik, kes vastavad kiiresti ja täpselt, neil on võimalik ka esimesed 3 kohta ära võita. Kuidas täpselt, sellest räägin juba viktoriini juurde jõudes, kuid nutitelefonid, nagu öeldud, varuge enda kõrvale. Lõpus vaatame kõik koos ka üle, kõik esitatud kodutööd, saate näha, mida tegid teie sõbrad, saate näha, mismoodi nemad lahendasid erinevad ülesanded ja sellega võtame kokku kogu tänase sellise virtuaalse peo. Varuge natuke aega, sest et tänase programmi kestus on circa selline 1:20, seega kui on sõpradega kokku lepitud juba aeg kohtumiseks, siis teate, et arvestage sellise 1:20 minutiga. Aga nüüd ma arvan, et ma kutsuksin siia kampaania sellise, ütleme, looja ja eestvedaja Mari-Liisi, kes tuleb ja räägib täpselt, mismoodi kampaania tekkis, mis seal tehti ja kuidas kõik läks. Seega, Mari-Liis, tere hommikust! Tere hommikust, Mari-Liis! Tere hommikust! Ole hea, ütle, sina kui selle kampaania looja ja eestvedaja ja juhendaja, kas on selline esimene kampaania sinul juhtida või on neid ka varasemalt ette tulnud?
Ei, see ei ole meil esimene kampaania, et aastatel 2013 kuni 2018 me korraldasime Eesti suurimat keskkonnakampaaniat, mis oli siis lastele ja koolinoortele eeskätt suunatud ja nende nimed olid vastavalt külmembriste jaht ning selle sõsarkampaania Patareijaht. Ning selle 5-aastase perioodi jooksul osales 50 000 ja enam eestimaalast, et koolinoored kogusid seal kokku üle 15 miljoni alumiiniumist teekülmembrise ja üle 2 miljoni kasutatud patarei. Et meil teatud kogemus nende kampaaniatega nüüd tänaseks on. Rõõm kuulda. Aga võib-olla sa natukene räägid telgitagustest, kuidas tekkis selline idee, et korraldada kampaania Võta vabalt? Ja rõõmuga. Needsamad 5 aastat olid ise kõige suuremaks inspiratsiooniks meile kindlasti. Et külmembriste jaht ja patarei jaht kasvasid aastatega kordades. Ja me saime aru, et selline köögipool ja tehniline korraldus vajas uuendust, sest osalejaid oli tõesti väga-väga palju. Ja siis me kutsusime 2018 kokku kõik külmembriste jahi selleaegsed partnerid, samuti kutsusime kohale Keskkonnaministeeriumi, vaatasime üle 2018 aastal tehtud Eesti elanike keskkonna tarbimise uuringu. Samuti tegime ise uuringu kõikide nende osalejate seas, kes meil kampaaniates olid. Ja sellest kõigest lähtuvalt me saime aru, et inimestel on teoorias kõik see oskus ja teave olemas, et miks on vajalik keskkonnasõbralikult käituda ja kuidas seda on vaja teha. Küll aga puudus selline praktiline sidusus. Ehk et meie käesoleva kampaania eesmärk ongi see, et kõik see teoreetiline teadmine, et miks on vaja prügi sorteerida, miks on vaja ümber töödelda mingeid liike ja nii edasi, et kuidas see päriselt praktilises elus siis välja näeb. Ja sealt see idee meil sündis. Pean ütlema, et ma olen mõneti ka näinud täpselt, mida te olete varasemalt aastal teinud ja need kogused, mida koguti, need patareid ja küünlaümbriseid, no need olid ikkagi massiivsed. Miljonid, no tõesti. Seda pilti peab ise nägema, muidu ei usuks. Aga kellele tänavune kampaania oli otseselt suunatud? Jaa, see Võta vabalt kampaania oli nüüd konkreetselt suunatud kõikidele eestimaalastele, olenemata soost, vanusest, asukohast, kultuurilisest taustast, mis iganes. Et see tõesti oli täiesti mõeldud kõikidele ja hea meel on, et osalesid nii perekonnad kui ka ettevõtted. Kindlasti kõige rohkem oli meil jällegi koole osalemas ja lasteaedasid, millest on ka suur rõõm. Et ainuke tingimus oli meil see, et peaks olema tiimid, 300 meeskonnad, kus siis vähemalt üks liige on täiskasvanu, kes suhtleb siis korraldajatega. No, arusaadav. See on täiesti, sellises olukorras, sellise kampaania juures täiesti okei. Keskkonnateemasid on ju palju. Millised teemad olid sellel korral just fookuses? Jaa, nagu sa kenasti sissejuhatuses ütlesid, meil oli vesi, õhk, tarbimine ja maa olid sellised suured üldised teemad ja nende teemade all tegelikult olid veel palju alateemasid, millega siis osalejad said tööd teha. Et neid teemasid oli meil ette antud, pluss olid siis ka veel vabalt valitud teemad, mida osalejad said ise valida. Nii et neid oli päris palju ja see puudutas siis tõesti nii vett, õhku, üleüldist tarbimist kui ka siis maakera kui sellist. Nagu ma ka korraks mainisin, siis võistkondadele olid antud ette ülesanded. Äkki sa tood välja, millised ülesanded või mõned nendest ülesannetest, mis täpselt oli siis kõikidel tiimidel ette antud, mida nad pidid siis nii-öelda ära tegema? Jaa, et ülesanded olid praktilist laadi. Nagu ma ütlesin, kampaania eesmärk oli teooria ja siis praktiline elu ehk igapäevaelu tegelikult siduda. Et inimesed hakkaksid nägema keskkonnateemasid lähemalt enda ümber ja mõistma siis selle tagajärgi. Et näiteks need väljakutsed võis igaüks ka ise välja mõelda, et me ei pannud nii täpselt ette, et mis see peab olema. Me panime ainult teemad ette. Näiteks ma võin tuua selle, et kui sa lähed poodi ja ostad kotitäie asju, siis sa võid sealt üle lugeda, et 10 asjast mitu tükki on sul kas kilekotis või plastikpakendis. Ja kuidas sa need pärast siis ümbertöötlemisse suunad, et kuhu sa need viskad, kas tavaprügi hulka, kas sa sorteerid, kuidas sa sorteerid. Et sellised tähelepanekud ja kui sa seda teed teadlikult, et sa nagu päriselt loed tükkaval ära, et mul on kurgid ja porgandid ja kala ja kõik on erinevates pakendites, et siis tegelikult need numbrid ja need kogused on päris sellised, ma ütleks, silmi avavad. Et see ongi selle
kampaania, ma arvan, suurim väärtus, et inimesed on hakanud nägema, et vau, et päriselt ma nagu tarbin selliseid asju sellistes kogustes ja kuidas ma nendega edasi käitun. Et oluline on see, et inimesed justkui tihtipeale arvavad, et mingid välised tegurid mõjutavad seda keskkonna teadlikku käitumist, aga oluline on tegelikult aru saada, et see muutus hakkab meist kõigist ja need väikesed muutused kokku tekitavad sünergia ehk siis selle suure muutuse. Et ma arvan, et seda on kenasti see kampaania teinud. Ja loomulikult ei ole mõtet ju panna igat banaani eraldi kilekotti sisse. Absoluutselt. Ja siinkohal kindlasti on ka erinevaid ostukeskusi, erinevaid poode, kes on juba ka nii-öelda toetanud seda, et kas siis kehtestanud mingisuguse kilekoti maksu või tõesti inimesed tarbiks seda nii-öelda kilekotti märksa vähem. Aga kas kujunes ka välja sellised, ütleme, tiimide lemmikteemad, et alati on ikkagi ühele meeldib üks, teisele teine, milline võib-olla oli kõige populaarsem teema? Jaa, neid lemmikteemasid oli küll. Et näiteks tarbimise teemal oli meil selline alateema nagu emotsioonivabalt, et kuigi me kõik arvame, et me oleme väga ratsionaalsed oma tarbimisvalikuid tehes, siis tegelikult ikkagi on teada, et me teeme oma ostuotsused emotsioonidele põhinevalt ja see emotsioonivabalt nii-öelda ostlemine ja tarbimine tuli väga selgelt välja ja eriti tugevalt tuli see välja nüüd tegelikult ma ütleksin tänu koroona situatsioonile, mis maailmas on, sest inimesed istuvad kodudes, nad ei saanud kuskil käia, nad ei käinud, nad tarbisid palju vähem ja järsku avastati, et vau, et mul ei olegi tegelikult nii palju vaja. Ja meie üleskutse nagu oli veel selle tarbimisega seoses ka see, et kui sul on tõesti vaja mingit asja, ikka läheb asju vaja, et siis kui sa lähed ühte uut asja endale soetama, et siis mõtle kodus läbi, et mis on need kaks asja, mis sa saaksid samal ajal kas ümbertöötlemisse suunata, taaskasutusse suunata, käitlemisse suunata, et selle võrrel siis vähendada seda hulka, mis sul seal kodus tekib kogu aeg asjadest, et olla selline teadlikum tarbija. Ja see oli väga populaarne teema. Rõõm kuulda. Nagu me teame, siis suuri asju tehakse mitmekesi koos. Kas ka sellel aastal olid head partnerid, kes andsid oma tuge, panid õla alla? Jaa, neid partnereid, koostööpartnereid on palju, kellele ma olen siiralt väga tänulik, et alustades juba sellest samast sündmusest siin, et me üldse saame siin koos olla, et tehnilist tuge ja kõike on väga palju. Meil on suuremad, väiksemad partnerid, kes jagavad tublimatele ka auhindasid, aga selleks, et üleüldse kogu see kampaania on saanud toimuda, võlgneme me tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kes siis kogu seda asja rahastab. Ma küsiksin ühe viimase, kuid väga olulise küsimuse. Äkki sa saad meile öelda, kas ka järgmine aasta võib oodata sellist põnevat kampaaniat? See on väga hea küsimus. Ma väga sooviks vastata, jah. Meie poolt on kõik selleks tehtud, kõik projekti avaldused on tehtud, kuid see otsus tuleb meieni jaanipäevaks ja see sõltub siiski nendest härradest ja prouadest, kes siis neid Euroopa Liidu rahasid jagavad. Et loodame, et lähima kuu jooksul me oleme kõik targemad, aga meie poolt on kõik selleks tehtud, et see kampaania saaks uuesti toimuda. See on tõesti suur rõõm kuulda. Suur aitäh Mari-Liisile ja loodame tõesti, et järgmisel aastal selline kampaania ja veelgi suuremas mahus võtab aset. Aga nüüd, sõbrad, nagu ma ennem rääkisin, on meil külla tulemas ka külalisi. Nimelt, pange vaim valmis, vaadake nüüd hästi tähelepanelikult, sest et külla tuleb hull professor oma teadusteatriga. Te näete täpselt, mida on võimalik õppida, kui te olete tublid erinevates ainetes, füüsika, keemia, seda kõike, mida see härra hakkab siin kohe tegema, on teil reaalselt võimalik endal koolis õppida. Kodus võib-olla päris järgi teha ei saa, sellepärast, et kõiki asju ei saa kätte, aga pange kõrvatähe ikka miskit. Ole hea, professor teadusteatrist. Tere hommikut, head sõbrad! Mul on täna niivõrd hea meel teie seas olla ja näidata mõnda vahvat katset, mida me just äsja oleme instituudis tublisti harjutanud. Ja praegusel hetkel, kui käes on kevad ja tulemas on suvi, ilm läheb soojamaks,
meie vahendid, mida meie proovime ja katsetame, muutuvad aina külmemaks. Ja täna olen ma kaasa võtnud ühe tünni, mille sees on gaas. Aga et see gaas on väga külm, siis tuleb kasutada kõiki ettevaatusabinõusid, et midagi hullu ei juhtuks. Kaitseprillid, kaitsekindad ja lubage tutvustada. Siin on meie tänane kangelane vedellämmastik. Ta on selles tünnis mitte gaasilisel kujul, mitte tahkel kujul, aga vedelal kujul. Ja ta on väga külm, mida ma teile kohe ka demonstreerin. Nii, võtame siit sellest tünnist veidi vedelat lämmastikku, valame seda laua peal olevasse kaussi, ettevaatlikult, see võib pritsida, -196 kraadi, see ei ole naljaasi. Nii, paneme selle tünni kõrvale ja vaatame, mis juhtub selle kauni nelgiga. Et demonstreerida seda, mis võib juhtuda sinu varba, sinu näpu, sinu kõrvaga, kui tema puutub kokku nii külma asjaga, nagu on vedellämmastik. No nii, vaatame. Tuleb suitsu, veidikene siin kausis muliseb. Nii, vaatame, milline see nelk meil nüüd välja näeb siin. Näeb välja nelk nagu nelk ikka. Veidikene tossav, aga head sõbrad. Niimoodi võib juhtuda, kui te oma käe sellesse vedelasse lämmastikku panete. Aga see on ohutuse mõttes räägitud. Vedela lämmastikuga saab ka teha igasuguseid muid vahvaid asju, nagu näiteks õhupalle ära kaotada. Ja õhupalle proovime ära kaotada siia sellesse termokasti. Nii, siin termokastis ei ole praegu mitte midagi sees, siin ei ole ei õhupalle ega ka midagi muud. Ja vaatame, mitu õhupalli siia sellesse kasti võiks ära mahtuda. Nii, mul on siin juba ette puhutud väiksed õhupallid. Nad ongi umbes sama suured, nagu see sama kast ongi. Mis te arvate, mitu õhupalli siia kasti võib minna? Proovime järgi. No nii, esimene õhupall läheb ju siia väga ilusasti. Nii, vaatame, kas me ka järgmise õhupalli mahutame. Ja mõelge samal ajal, miks neid õhupalle siia kasti juba 2 on mahtunud. Kui oli näha, et ainult 1 õhupalju mahuks, sellepärast, et professor puhus need päris suureks. Võtame järgmise õhupalli. Vaatame, kas 3. õhupall ka mahub siia kasti. Napilt, aga siiski. Juba 3. Kas me mahutame ka 4. õhupalli? Proovime. Ilus roosa. Kelle lemmikvärv on roosa? Minu. Ja paneme selle ka siia kasti. No nii. Ei tea, kas hakkab kitsaks minema siin natukene. Vaatame, raputame. Ei tea, arvan, et me võime ka siia veel panna ühe kauni sinise õhupalli. Mitmes õhupall see juba on? Mäletate? See õhupall on meil juba järjekorras 5. Ja neid õhupalle muud kui mahub siia kasti. No nii, raputame, teeme ruumi siin natuke. Sellepärast, et kui on alati ju on hästi palju väikseid asju, näiteks paned liiva, paned klaasi sisse, natukene raputad, siis saad juba uue biotäie peale panna. Nii. Vaatame, mismoodi näeb välja 6. õhupall. Selline vahva värv ja vaatame, kas tema ka mahub siia kasti. Ka mahtus. Täitsa uskumatu. Teate seda, et maailmarekord siia kasti õhupallide mahutamises on tervelt 10. Kas meie kordame täna maailmarekordit? Proovime järgi. Vaatame, professoril on veel mõned vahvad õhupallid. Mina arvan, et nüüd oleks aeg proovida punase õhupalliga.
kas punane õhupall ka siia mahub? See on juba 7. õhupall. Kujutate pilti ette, kui hästi meie seda ruumi selles termokastis ära kasutame. Vaatame, kas meil mahub ka veel üks oranž õhupall siia ära. No. Ta on kastis. Aga mis te arvate, kus nad siit kaovad? Mis nendega juhtub? Kas nad on laua alla kukkunud? Ei ole. Panite ehk tähele, lendasid lakke? Ei ole. Võib-olla on siin mängus maagia, lihtsalt nad haihtuvad ära. Ei ole. Tegemist on füüsikaga. Ja ma kohe näitan teile, millise füüsikaga. Aga enne, see sinine õhupall tahaks ka hirmsal kombel siia kasti mahtuda. Ups, ja ongi kastis. Ja jäänud on veel ainult üks õhupall. Vaatame, kas tema ka siia mahub. Mahub. Ja viimane õhupall, mille professor puus, on selline ilus mururoheline, mis siia stuudiosse imehästi sobib. Vaatame. Ja ongi 10 õhupalli. Sõbrad, me oleme korranud maailmarekordit. Aga nüüd vaatame, mis nendest õhupallidest on saanud. Sellepärast, et kui sa oled õhupallid need siia sisse tervelt pannud, siis tahaks ju nüüd siia tervelt ka välja võtta. Ja vaatame, mis nägu need õhupallid siin kastis on. Hakkame vaatama. Vaata, hops, täitsa olemas. Õhupallid on läinud kortsu ja pisikeseks. Mis te arvate, miks see niimoodi on juhtunud? See on ju sellepärast, et külmas gaasid ja kehad tõmbavad kokku, nagu see õhk selle õhupalli sees. Ja kui me nüüd siit väga külmast, mäletate, -196 kraadi, võtame selle õhupalli välja, siis sooja käes hakkab see õhupalli sees olev õhk paisuma. Ja veel üks õhupall. No nii, kas me leiame oma lemmik sinise õhupalli ka? Otse loomulikult. Temal on olnud natukene väga külm. Ja vaatame, kas tema aga soojas tunneb ta ennast kohe päris mõnusasti. Ja niimoodi ta ongi meil 8. õhupall. Kas me leiame ka 9? Oi, 9 on meil siin. Ja 9. õhupall lendab nüüd siia ning meie 10. õhupall. Ja nii juhtuski, et siin külmakastis väga külma käes pallid tõmbasid kokku. Õhk läks nii tihedaks seal ja kõik tõmbus nii kripra, et 10 õhupalli mahtus lausa siia kasti. Aga teate, alati läheb katseid tehes professoril hirmsasti, kõht läheb tühjaks ja ta ei lahku mitte kunagi instituudist ilma oma hommikuküpsisteta. Ja minule meeldib süüa väga keedetud küpsiseid. Nii, võtame nüüd selle topsiku jälle siia laua peale. Ja keedetud küpsised on hirmus head, aga ainult siis, kui sa ei keeda neid vee sees. Ja professorile meeldib neid küpsiseid väga keeta, hoopistükkis vedelas lämmastikus. Ja proovime, kuidas meil täna see vedela küpsise keetmine välja kukub. Nii, paneme küpsise siia vedelasse lämmastikku. No nii, nagu ikka tuleb siit natukene tossu. Natukene muliseb see küpsis, aga teate, kõht on juba päris tühi. Ja aeg oleks võtta üks mõnus hommikuamps. No nii, mis te arvate, kas see küpsis on juba piisavalt ära keenud? Paistab nii. Nii, see tundub üks väga mõnus küpsis olema. Hopp, nägid sa? On nii sueratav? Täiesti nii kenasti suitseb. Ja head isu, sõbrad! Kas teie arvasite, et professor kaotas kõnevõime? Ei, täissuuga ei ole lihtsalt viisakas kõneleda.
ja lõpetuseks ei tohtinud siin teha pauku, midagi põlema panna, nii et ma mõtlesin, et teeme tossu. Ja üks korralik teadusshow lõpeb alati tossuga. Ja siit ta tuleb. Head sõbrad, olge tublid, võtame vabalt ja suur tänu teile! Tere tulemast taas, sõbrad! No nii, nüüd, kus põrunud professor on küpsis ära söönud ja tossu, no enam ei ole. Ma näen, et nurgas veel suitseb, loodetavasti see ei ole professor ise. Aga kuidas teil on matemaatikaga, sõbrad? Kas 1 + 1 on selge, aga 2 × 2? Ja just nimelt. Nüüd kutsuksin ma siia aga Võta vabalt kampaania projektijuhi Liisi, kes tuleb ja räägib natukene numbritest, mis siis kõik kokku liideti ja mida selle kampaaniaga täpsemalt siis tehti. Ole hea, Liis! Tere! Mina olen Liis ja nii nagu Versto ütles, siis mina räägin täna natukene numbritest. Ehk siis, et ma räägin, kuidas meil läks, kes osalesid ja mis on tagasiside kampaaniast. Tegelikult võiks öelda, et meil läks väga hästi. Kampaania kestis kokku 4 kuud ja mis siin salata, 3 kuud olid päris keerulised, sest tuli ootamatult eriolukord ja me pidime kõik sellega muganduma. Ja see on ka see põhjus, miks täna meie virtuaalsündmus on siin, mitte üheskoos kinosaalis, aga samas on ka omad plussid. Mitte keegi ei jää täna meie lõpuüritusest eemale ja kõik saavad osaleda. Seega ma loodan, et teil kõigil on hästi tore elamus täna. Aga tagasi kampaania juurde siis, ega mis alga. Tegelikult oli natukene hirm küll ja võiks isegi öelda, et natukene kartsime. Et esimene fookus sai läbi, oli esitatud 52 kodutööd ja teise fookuse ajal kuulutati välja eriolukord, koolid läksid kinni, lasteajad samuti. Ja meil tekkis tunne, et huvitav, kas nüüd keegi esitab meile ka üldse kodutöid. Aga tegelikult läks kõik väga hästi ja teise fookuse ajaks laekus meile siis 40 kodutööd ja tegelikult jätkus see sarnaselt kogu kampaania lõpuni. Kokku registreeris 60 võistkonda ennast. Ja mis oli tegelikult üllatus, oli see, et 28 võistkonda nendest olid lasteaiad. 19 olid koolid, peaaegu sama palju oli meil peresid, sugulasi, sõpruskondi ja 4 organisatsiooni. Koole oleks tegelikult oodanud rohkem, aga me saame aru, et aeg oli keeruline ja tegelikult ei olnud võib-olla nii lihtne ka osaleda kodutöödes ja distantsilt asju teha. Aga kui nagu võtta seda, siis tegelikult 66% jätkas lõpuni, ehk siis 44 võistkonda olid need, kes stabiilselt kogu aeg esitasid meil ikkagi kodutöid. Ja kuna meil ka eesmärk oli, et osalema on oodatud kõik, olenemata sellest, kus kohas nad asuvad, mis on nende vanus, siis see sai täidetud. Sellepärast, et osalesid absoluutselt kõik maakonnad Eestist. Kui öelda nüüd, et kust kõige rohkem, siis kõige rohkem oli Harjumaalt, aga kohe järgnesid võrdselt Tartumaa ja Lääne-Virumaa. Et vanuselises poolest oli hästi huvitav tegelikult see, et keskmine vanus võistkonnades oli 1–56 eluaastat. Ja koondarvestuse keskmine vanus tuli kampaanias tegelikult 13 aastat. Seega võib öelda, et eesmärk sai väga kenasti täidetud. Et kuidas meil ka kampaanial läks? Esitati 164 kodutööd ja nendes osales üle 2000 lapse, täiskasvanu, eestimaalase. Et mis oli muidugi väga rõõmustav, oli see, et rahvahääletuses me kogusime circa 19 000 häält, mis on minu arust nagu väga super.
nii nagu juba sai ka öeldud, siis tarbimine, mis oli meie esimene fookus, oli ka selline kõige populaarsem, seal osales ka kõige rohkem tiime ja esitati 52 kodutööd. Vees oli 40, maas järel 37, õhus 32 ja järeltöödes oleks oodanud natukene rohkem töid, aga seal oli ka 4, nii et tegelikult on kõik hästi. Alustades me tegelikult lootsime, et peale esimest fookust hakkab see nina nagu ülespoole minema ja tiime tuleb aina juurde. Aga me teame, et oli keeruline aeg ja tegelikult on väga hea, et läks nii, nagu ta läks. Natuke võib-olla ka sellest, Mari-Liis juba eelnevalt intervjuus rääkis, et populaarsed teemad, et mis tegelikult oli see, et kõige populaarsemaks teemaks osutus emotsioonivabalt, mis siis oli näha, et inimesed mõtlesid rohkem nagu kaasa sellele, et kas nagu kõiki asju on vaja, kui ma midagi ostan juurde, võib-olla ma midagi annan selle eest siis nagu vana kodust ära, et tegelikult me isegi ju esitasime challenge'i, et ostad ühe uue, loobud kahest vanast, et selles mõttes oli tore vaadata, et see tegelikult nagu inimestele meeldis. Ja mis on kõige ägedam, on see, et tänaseks on teie seas nii palju Võta vabalt saadikuid, kes jätkasid kampaania viimase fookuse ajal ka seni õpitud edasi viima oma sõpradele, tuttavatele, et ma loodan, et te teete seda ka edaspidi, tuleb suvi, saate sõprade kokku, saate kampaaniast rohkem rääkida ja mine tea, võib-olla järgmine aasta saame juba kõik koos seda teha. Et kui kodutöid esitati, siis tegelikult oli alati viimane küsimus see, et kuidas hinnatakse seda mõju, et kas inimesed hakkavad kuidagi nüüd teistmoodi käituma peale kampaaniat. Siis 10 oli kõige suurem number, mida sai panna, oli see, et muutub totaalselt või muutus totaalselt. Ja kogu kampaania mõju tegelikult oli kokku 8,9, mis on väga super tulemus. Ehk siis me võime siit teha järelduse, et kampaania läks inimestele korda, keskenduti keskkonnamuredele ja inimeste harjumused on muutumas. Mida me siit tiimiselt tagasi saime teada, on see, et see kasvatas inimestes järjepidevust, inimesed võtsid vastutust, pani mõtlema, mis meie ümber toimub ja kuidas me saame panustada keskkonda. Et väga paljud tiimid tegelikult ka kirjutasid meile seda, et nad võtavad kampaaniast erinevaid juppe ka edaspidi oma õppeprogrammidesse. Seega, see on ainult suur rõõm. Seega, mina hetkel väga tänan teid kõiki, et kuulasite need numbripooled ära ja loodan, et oli ka teil põnev kuulata. Ja aitäh selle suure panuse eest, mida te kõik viimase 4 kuu jooksul olete teinud. Et siit ma hea meelega kutsuks tagasi Ersto ja vaatame, mis Erstol edasi on rääkida. Nii, kallid sõbrad, natuke veel kannatust ja kohe-kohe oleme jõudnud nii kaugele, et kuulutame välja need 3 parimat, kes võitsid siis Võta vabalt kampaania. Võitjad selgusid õiglase kui keerulise punktiarvestuse tulemusel. Igas fookuses sai eraldi punkte ning need omakorda siis liideti omavahel. Punkte andsid nii rahvas kui ka žürii. Nende 2 poole punktid liideti kokku ning nende tulemus on kohe teie ees. Peab ütlema, et kuni lõpuni tõepoolest käis tihe rebimine, kuid nagu kord võistlustules juba on, alati saavad premeeritud 3 esimest kohta, nii ka sellel korral. Auhinnad on välja pannud Foorum Cinemas kinoketid, Skypark Batuudikeskus ning inimkehade näitus Body Worlds, mis toimub T1 Tallinna Kaubamajas. Aga nagu ma enne mainisin, siis meil on tulemas ka üllatus. Ja teadusteater käis, kuid lisaks sellele on veel üks üllatus, nii et kindlasti toonitan, et sõbrad, ärge minge oma ekraanide eest veel mitte kusagile. Aga nüüd proovime ühte sellist trikki.
pange, sõbrad, kõik käed niimoodi. Nii, nüüd kokku. Nüüd lahku ja nüüd kokku. Ja nüüd lahku, kokku ja teeme suure aplausi ja ma kuulen teid loomulikult veel kiiremini, sest kuulutame välja esimese koha, kelleks on Kadrina Keskkooli 3. E-klass. Kadrina koolilapsed, keskmine vanus oli 10 aastat ning kokku oli 21 liiget. Nagu te näete, siis sellised diplomid ja selline medal saadetakse teile otse kulleriga ukse taha, nii et ärge muretsege, need auhinnad jõuavad kõikidele võitjatele ilusti kohale. Auhinnaks on Gunther von Hagensi originaalnäitus inimkehadest Body Worlds, mis toimub T1 Mall of Tallinn ostukeskuses. Seega, tere tulemast pealinna. Aga nüüd proovime, kas me saame ka võitjatega otse laivis ühenduse. Me teeme siia videosilla ja ma näen, et Evelin on ka juba ilusti kaamera ees. Tere! Tere hommikust! Tere hommikust teile! Kas sa kuuled mind hästi? Mina kuulen väga hästi teid. Suurepärane. No kuidas oli teada saada, mis tunne oli teada saada, et just teie võitsite nüüd selle suure kampaania esimese koha? See oli minul aga õpetajatele väga suur üllatus. Ma olen oma laste üle väga uhke ja ma usun, et praegu hetkel juubeldavad kodudest nii kõik minu 21 õpilast kui meie lapsevanemad, sellepärast et see oli meie ühine projekt, mis sai nii-öelda osaks sellel hästi keerulisel perioodil. Nii et ma usun, et koos minuga juubeldavad lapsed, lapsevanemad, vanavanemad, onud, tädid, sest me kaasasime kõiki, keda oli võimalik kaasata. Ja kuna me olime sellest 4 kuust 3 kuud ju kodudes, siis ma usun, et meie mõttemaailm oli sunnitud muutuma ja muutuski. Seda on rõõm kuulda. Kas olid ka mingisugused erilised, ütleme, te valisite, teil oli need 4 teemat, kas oli üks mingisugune kindel, mis eriti lastele meeldis? Ma usun, et lapsed kõige rohkem nautisid viimast teemat Liigume vabalt, sellepärast et ühise ajurünnaku tulemusena valmis meil päris põhjalik töö, mida me saame edaspidi samuti täiendada, et seal osalesid nii lapsed kui pered ja kutsusime üles liikuma ka terve koolipere. Et ma usun, et seda nad nautisid kõige rohkem, et seda oli hästi tore vaadata, et kui toredaid kokkuvõtteid, fotosid, videosid mulle saadeti, et minu poolt oli siin teisel pool ekraani ainult rõõm kõike seda kokku panna. No rõõm on ka siin pool ekraani, aga mis sa arvad, kuidas võib hinnata seda kampaania mõju otseselt lastele? Kas neile läks see korda või ei läinud? Mis on nagu sinu enda selline tagasiside? Ma usun küll, et see läks neile väga korda, sellepärast, et see kampaania ei olnud meil lihtsalt 4 kuud ühel üritusel osalemist, vaid me lõimisime seda oma igapäevaellu, oma igapäeva õppimisse ja meie jätkame, võtame vabalt, et meie lapsed kannavad edaspidi oma kottide küljes toredaid märke, ehk me tõepoolest tegeleme keskkonna ja keskkonna säästmise ja looduse teemaga ka edaspidi, et see jäänud meie jaoks ühekordseks projektiks. Et ma usun, et meie jaoks oli see väga palju muutev ja kindlasti mõtlesid lisaks lastele kaasa ka pered ja vanemad, sest kogu see töö valmis meil üheskoos. No rõõm kuulda, aga ma küsiks võib-olla viimase küsimuse sinult, siis pääsed sellest ekraanist siin.
mis sa arvad, kas keskkonnateemalist teavitustööd kui sellist on vaja ja kas see täidab oma eesmärgid? Kindlasti on vaja, et antud kampaania oli väga hästi läbi mõeldud, et need teemad olid laste jaoks väga konkreetsed ja samas andsid ka võimaluse loovusele. Väga suur abimees oli blogi, et blogikirjeldused olid arusaadavad nii algklassi lastele kui ka täiskasvanutele, et sealt edasi on ainult lust minna. Et mina soovitan õpetajana kindlasti teie võtavabat kodulehte külastada kõigil õpetajatel, et seal on väga lihtne lõimida neid teemasid nii koolides kui lasteaedades väga erinevatesse õppeainetesse ja samuti ka mõelda ja mõtiskleda ka kodudes. Et alustame väikestest sammudest, et nii nagu meiegi, et igaüks meist on võimeline valima ühe väikese killukese ja nendest väikestest sammudest tulebki kokku üks tore ja pikk ja põhjalik tee. No suurepärane. Nagu te kuulsite, siis võtke eeskuju, minge Võta vabalt veebilehele ja sealt juba järgmised sammud, pisikesed sammud, kuid maailmale suured sammud. Aitäh Kadrina Keskkoolile veel kord ja palju õnne! Aitäh teile toreda kampaania korraldamise eest! Aitäh, ilusat päeva jätkub, aga kindlasti ärge ekraanidelt kusagile veel minge. Nüüd aga auhinnaline teine koht. Palun suur aplaus sulelistele. Sulelised on Võrumaa Väimela lasteaed ja nende keskmine vanus oli kõigest 3,5 aastat. Kokku oli seal 20 liiget, kes kõik tublisti täitsid neid ülesandeid. Samuti teile palju õnne ja nagu näete, siis ilusad diplom ja medal on siin. Samuti need jõuavad ka teie ukse taha. Auhinnaks on välja pannud Foorum Cinemas kinokett kõigile kinoelamuse, nii et kes ei taha võib-olla pealinna tulla, siis ärge muretse, teil on võimalik minna ka kas Viljandisse või Tartusse kinoelamust saada. Peagi on kinod lahti, nagu me kõik juba ootame ja teame, seega palju õnne veel kord. Marta, kus tuul ja meri saavad alguse, seal öö saab uue päeva valguse. Mu süda ootab seal su samme. Saaks Marta? Kõike ei pea ise läbi tegema. Vaata uusi filme Foorum Cinemas kinodes Tallinnas, Tartus ja Viljandis. Tere tulemast taas. Nüüd aga proovime helistada siis sulelistele, kes siis saavutasid teise koha selles kampaanias. Vaatame kohe, kas me saame nad ka telefoni otsa. No tere hommikust! Tere hommikust! Vaatan, te olete lausa kolmekesi. Mahute ilusti ekraani ette ära. On teil kõik suurepärases vormis? Jaa. Rõõm kuulda. No, nagu näete, siis palju õnne teise koha puhul. No, ma küsiks ka teie käest, et mis tunne oli nüüd, kui te saite teada, et just teie võitsite teise koha? Väga uhke ja hea tunne oli. Et me ei olnud üldse võidu peale väljas, kuid me tegutsesime koos rohelisema keskkonna suunas ja Facebooki vahendusel jagasime infot. Et see oli väga tore. Kas, kuna teil oli ikkagi keskmine vanus, oli väga väike. 3,5 aastat keskmine vanus, see on ikkagi täitsa pisikesed lapsed. Mis on see võlunipp, et nii pisikesed lapsed saada üldse osalema sellises kampaanias ja teha neid ülesandeid, mis oli ette sätestatud? Lapsed tulid meil väga hästi kampaaniaga kaasa ja eriolukorra tõttu saadeti meile pilte ja erinevate teemade jaoks ning sealt valisime välja sobilikumad ning kõige usinamalt kogusid lapsed siiski küünlaümbriseid, kuna eelnevatel aastatel oldi seda juba tehtud. No eks neid ole loomulikult ka väga lihtne koguda. Ma tean, et eelmistel aastatel on lausa niimoodi, et on lapsed läinud
naabrite juurde, onude tädide juurde, nõudnud neid küünlaümbriseid, nõudnud patareisid, et tõepoolest, sest võistlus on ju pingeline, kõik tahavad võita. Aga võib-olla oskate ka öelda veel, et kuidas mõjutas kampaania laste vanemaid, kes, kuna lapsed on nii noored, siis loomulikult kodust abi tuli samuti rakendada, et mismoodi vanemad said selles kaasa lüüa? Vanemad siis püüdsid leida kodudest selliseid keskkonnasäästvaid esemeid ja lahendusi, mis neil endal on välja mõeldud. Et kes siis kogus vihmavett ja kuidas siis komposteerimine toimus neil ning kasutasid samuti igasuguseid vahendeid uuesti, et taaskasutus on ka väga moes. Rõõm kuulda. Nagu te kõik head pealtvaatajad olete tähele pannud, siis siin ekraani peal praegu oli ka 4. liige, 2 sõna. Ma saan aru, et see hani on nüüd taaskord tehtud sellisest taaskasutamisest. Ja, siin on kasutatud siis üle 200 küünlaümbrise, mis on vasaraga taotud lapikuks, on ehitatud pardikujuline karkass ja need küünlaümbrised on liimitud sellele karkassile. Selge. Igal juhul veel kord palju õnne sulelistele. Olite väga tublid, nagu ma ka mainisin, siis ärge ekraanide eest ära minge, sest et võib veel üllatusi tulla. Nüüd aga palume käed kokku lüüa, sest et 3. koht on vaja välja kuulutada ja 3. koha võitis Vastseliina gümnaasiumi 2. B-klass. Palju õnne ka teile ja nagu näete, 3. koha diplom ja medal on siin samas ja see saadetakse teile siis ukseni. Võrumaa ja Vastseliina kool on siis selleks, keskmine vanus oli 8 aastat ning liikmeid oli kokku 15. Auhinnaks on Sky Parki elamus T1 Mall of Tallinn kaubamajas ning lisaks sellele on võimalus ka külastada teaduskeskust Sky Lab. Proovime nüüd ka kõne saada, et olge liinil. Tere, Miikal siin. Täna ma teen teile Super Skybergi ekskursiooni. Lähme! No nii, tere tulemast tagasi ja tere Vastseliina gümnaasiumi 2. B-klass. Kohe vaatame, kas me saame ka videosilla nendega. Olemas. No tere, Kertu. Tere. Kuidas tunne on? 3. koht on saavutatud. Millised on emotsioonid? No ma arvan, et emotsioonid on super. Et eks me terve aja ju püüdlesime ka selle poole, et genereerisime ideid ja teostasime ja presenteerisime neid nii hästi, kui me oskasime. Ja ma arvan, et selline elevus ja selline rõõmus ja uhke tunne on nii mul kui ka kõigil 15 õpilasel ja loomulikult ka vanematel ja vanavanematel, kes siin distantsõppe ajal suure panusega sellesse projekti andsid. Rõõm kuulda, aga oskad sa ka öelda meile palun, kuidas lapsed suhtusid keskkonnateemadesse ja võib-olla milline oli just nimelt Vastseliina gümnaasiumi üheks lemmikteemaks? Lapsed tulid ideedega kaasa hästi ja ma siinkohal oskaks välja tuua sellist 2 teemat. Kuna me esimese ülesande ehk siis selle
taaskasutatud küünlad tegime koolis kõik koos, siis nüüd distantsõppe ajal, kui ma uurisin lastelt, et mis me võiksime nagu veel niisama õppeülesannetes teha, siis mitu last tõid välja, et me võiks jälle neid küünlaid meisterdada, et kodus olevat tekkinud jälle jääke, me võiks veel neid meisterdada. Ja teine ülesanne, mis väga hästi nagu mulle tundus, et ka lapsevanemad kaasas oli, siis me tegime GPS-kunsti liigu vabalt ülesande raames, et tundus ka, et see oli nagu selline hästi põnev ja lastevanematele tundus ka, et meeldis. Rõõm kuulda. Kas aga, mis sa arvad, et nüüd kampaania lõpul oskad sa öelda, kas selline keskkonnateemaline teavitustöö, kas see läheb lastele korda ja kas tõesti nad saavad aru, et see kõik, mis on tehtud, on kõik meie kõigi ülla eesmärgi nimel, et tõepoolest võib-olla ei tasu liigselt nii-öelda prahti toota ja kasutada, et saab tõesti kokkuhoidlikumalt. Ja kas see kannab oma eesmärke? Ja ma arvan, et see kannab väga hästi oma eesmärke, et tihtipeale ikka nii, et kui ema kodus ütleb või ka, et õpikust loeme või koolis räägime, et tihtipeale juhtub nii, et see kipub meelest ära minema. Aga kui läbi sellise praktilise ülesande ja võistlusmomendi selliseid ülesandeid teha, et see nagu jääb palju paremini meelde ja seal on see nüanss juures, et nad näevad, et kui palju tegelikult lapsi, noori, ka täiskasvanuid osaleb sellises projektis, et see nagu motiveerib ka kindlasti edaspidi neid harjumusi muutma, et siinkohal Tartu Ülikooli noore õpetaja huviklubi moto oli vahepeal see, et kui tahad muuta maailma, õpi õpetajaks, et ma arvan, et sellised projektid nagu Võta vabalt projekt aitavad meil kui õpetajatel seda maailma muuta. No suurepärane. Mis siin muud kui veel kord palju-palju õnne, tervitused Võrumaale ja loodame, et järgmisel aastal läheb nii hästi, et saate uuesti selles osaleda. Ja mine sa tea, kõik on võimalik, ega see esimene koht ka pole ju kaugel. Aga nüüd, sõbrad, on voor nii kaugel jõudnud, et on see üllatuse aeg. Nagu ma varasemalt rääkisin, siis on välja kuulutamisel, selle ma jätsin tegelikult üllatuseks ju. Nimelt, rahva lemmik on vaja välja kuulutada, seda te ei teadnud, aga see ongi üllatus. Kes nüüd saab selleks rahva lemmikuks, seda näete peagi. Igal juhul kõik rahva hääled liideti kokku ning võitja kogus lausa 3189 häält kõikide kodutööde peale kokku. Auhinna on välja pannud Kalev Spa, kes siis saadab kõik need tiimiliikmed mõnusalt sulistama või siis massaaži võtma veebasseinis. Aga nüüd vaatame ühe klipi ning siis juba vaatame, kas me saame kätte võitjad, kelleks on trummipõrin sulelised. Palju-palju õnne, sulelised. Olge nüüd teie kaamera ees, sellepärast et kohe-kohe võtame pildi teiega. No nii, sõbrad. Kuidas on nüüd? Kuidas tunne on? 2 auhinda ühelt võistluselt. Kas väga hea, muidugi, see ongi see koht, kus tuleb aplodeerida. Teid ma kuulen, ma loodan, et ka ülejäänud pealtvaatajad kõik tegid suure aplausi. No kuidas on tunne? 2 auhinda ühelt võistluselt ja rahva lemmik, see on ikkagi midagi eriti erilist. Žürii vaatab ühtpidi, aga rahvas vaatab ikkagi teistpidi ja valib oma lemmiku. Et mis on nüüd, milline on see tunne? See on nii ülev tunne. Ülev tunne? Eks see part meile võidu tõi, võib-olla saigi part meie rahva lemmikuks. No, arusaadav. Ma saan aru, et nüüd siis ma saan ka aru, miks teil see part või hani siis seal tagataustakas on, aga
kuna teie tiim tõepoolest oli pidevalt väga suurte häälte tulemustega, siis kas juba kusagilt poole pealt või lõpusirgel oskasite aimata, et mine sa tea, äkki tuleb ka rahva lemmiku tiitel koju viia? Seda ei osanud arvata. See oli väga suur üllatus. Mis te arvate, kuidas lapsed reageerivad praegu? Kõik, kes vaatavad nüüd, kes on suleliste tiimist, millised võiks olla nende emotsioonid? Väga lahedad. Usume, et nad rõõmustavad, kui me neile võidust teatame. No, kahtlemata, ma üldse ei kahtlegi selles, et neil on emotsioonid laes. See praegu on üks võimalus teil neile midagi ägedat öelda, sest ma saan aru, et teie olete seal koos, aga kõik tiimiliikmed on hoopiski kas siis oma kodudes või kusagil mujal laiali. Kas te soovite äkki öelda midagi oma tiimile, kellega tõepoolest teil, nagu näha, siis töö sujus nii hästi, et lausa 2 auhinda saite koju viia? Täname kõiki, kes osalesid ja oleme ikka teel selle rohelisema keskkonna poole. Aitäh kõigile! Selge. Palju õnne veel kord, suur aplaus teile ja tervitused kõikidele väikestele sulelistele. Aitäh! Nüüd aga liigume edasi meie järgmise vooru juurde. Nimelt kõik osalejad olid väga tublid, aga mõned jäid oma keskkonnaalaste tähelepanekutega eriti silma. Ja need tähelepanekud ja ideed me soovime saata ka Keskkonnainvesteeringute Keskusele ja nüüd tooksimegi välja 10 võistkonda, kelle tähelepanekud tõepoolest olid väga pädevad. Järjekord on suvalises järjekorras, seega see ei ole top 10, vaid lihtsalt 10 tiimi, kes siis panid kirja oma tähelepanekud. Esimene siis rohetiim. Osalejad olid pere, sugulased või sõpruskond. Asusid nad Harjumaal, Tallinnas. Osalejaid oli 4, keskmine vanus koguni 30. Alati hästi mõtestatud kodutööde eesmärk ja analüüs. Järgmiseks tiimiks on Kohtla-Järve Sipelgad. Lasteaiaga on tegemist, mis asub Ida-Virumaa Kohtla-Järvel. Osalejaid oli kokku 21 ning keskmiseks vanuseks 6. Läheneti asjadele nii, et lapsed oleks kaasatud ning tulemused käega katsutavad. Kolmandaks toome välja Rukkilille Herilased. Tegemist taaskord lasteaiaga Ida-Virumaa Kohtla-Järvelt. Osalejaid oli 15 ning keskmiseks vanuseks 5,5 aastat. Igas lahenduses üritati leida lastele õpetlikku, mis seostub teemaga ja jääks meelde. Neljandaks taaskord lasteaed Pilvetriinud Harjumaalt, Tallinnast. Osalejaid 25 ja keskmine vanus 5 aastat. Suurt rõhku pandi tegevustele, mis seotud laste tervisega ning ise tegemisega. Viiendaks tiimiks toome välja Nurme kooli TT klassi. Nendeks on siis koolilapsed Järvamaalt, Paide linnast. Osalejaid 4, keskmiseks vanuseks 11 aastat. Lõimiti kodutöid erinevate õppeainetega ning kasutati teema edasiandmiseks erinevaid oma tehtud plakateid. Kuuendaks tiimiks oleks Tondi põhikooli LÖ koolilapsed Harjumaalt, Tallinnast. Osalejaid 12, keskmine vanus 17 aastat. Alati nutikad lahendused ja huvitavad lähenemised. 7. tiimiks on aga Mesilinnud, sellel korral tegemist pere, sugulaste või sõpruskonnaga Pärnumaalt Kilingi Nõmmelt. Osalejaid 3, keskmine vanus 16. Oli näha, et neid innustas koos tegemise rõõm ja eesmärgistatud tegevused ning tulemuste mõõtmine. Iga kodutöö tulemusena liiguti parema keskkonna poole. 8. tiimiks toome välja taaskord ühe lasteaia, kelleks on Jaani Uisikesed. Ida-Virumaalt Kohtla-Järvelt. Osalejaid 18 ja keskmiseks vanuseks 4 aastat.
Nemad andsid kampaania raames välja koguni raamatu Väike planeet ning hakkavad seda kasutama edaspidi õppeprotsessides. 9. tiimiks on Tallinna Rahumäe põhikooli 1. A-klass. Harjumaalt Tallinnast. Osalejaid 20, keskmine vanus 7,5 aastat. Katsetajad ja alternatiivi leidjad. Kui leiti tavapärasele parem lahendus, siis selle juurde ka jäädi. Samuti ka väga hoolivad. Ning 10. tiimiks on Kadrina keskkooli 6. A-klass. Lääne-Virumaalt Kadrinalt. Osalejaid 4, keskmine vanus 13. Väga analüütilise lähenemisega ning põhjalik süvenemine. Nii, nüüd on kõik 10 tiimi teile ette loetud, kelle tähelepanekud keskkonna teemal edastatakse otse Keskkonnainvesteeringute Keskusele ja loodetavasti võetakse neid sealt ka, nendest ka nii-öelda eeskuju või järgitakse neid ning hakatakse vastavaid tegevusi tegema. Aga nüüd oleme jõudnud oma viktoriinini. Kallid sõbrad, vaadake, et teil oleks lähedal nutitelefon ja internet ja eriti hea on, kui teil on ka kusagil ekraan, mis on internetiga seotud, niimoodi, et te näete ka ekraani pealt siis küsimusi, kuid ärge muretsege, kellel ei ole, kes vaatab ikkagi seda tänast ülekannet läbi nutitelefoni, siis on ka võimalik sealt küsimust lugeda ja vastuse variante näha. Nüüd siis, olge hea, minge sellisele aadressile nagu www.menti.com. Te näete ka ekraani all on ilusti kirjas kollasel taustal. Seal on teil nüüd üks lahter. Sisestage sinna sissepääsukood, milleks on 312023. Seejärel sisestage oma nimi ning vajutage Submit. Seejärel pole vaja muud teha, kui hakata või jääda ootama, millal paneme viktoriini käima. Viktoriin iseenesest on väga lihtne. Meil on koostatud teile väga põnevad 8 küsimust ja et võib-olla oleks natukene segavam, samas lihtsam, on küsimused vastuse variantidega. Seega, kui tead õiget vastust, siis vali just nimelt oma ekraani pealt see variant, sest et mida kiiremini, seda rohkem punkte saad. Nimelt, ei tasu, kui sa ikkagi tead vastust, ei tasu ootama jääda, vajuta kiiresti õige variant, sest et, nagu ma mainisin, siis punkte kogutakse nii õigete vastuste eest kui ka kiiruse eest. Iga küsimusele on vastamiseks aega 1 minut, seega väga palju ei pea just kiirustama, kuid, nagu toonitan veel kord, see võib tagada võidu top 3. Auhinnad on välja pannud Foorum Cinemas kinokett, Kalev Spa veekeskus ning Sky Parki Batuudi keskus. Esimesed 3 kohta saavad auhinnad. Tuletan meelde siin, et kui viktoriin on lõppenud, ma kindlasti räägin veel kord seda, aga jätke juba meelde, et kui te näete lõpus oma nime ekraani peal, siis olge hea, minge võta vabalt Facebooki lehele ja võtke meiega ühendust. Ehk siis kirjuta lihtsalt Messengeri, et tere, võta vabalt, mina olengi see, kes nüüd võitis selle viktoriini või sain seal esimese 3 sekka. Igal juhul me hakkame ekraani peal nägema osalejaid. Praegu ma võin öelda teile, juba on 27 inimest viktoriiniga liitunud. Nii et peagi alustame me Mentimetri viktoriiniga. Kes algust ei kuulnud, siis teadke, et menti.com veebilehele minge oma nutitelefoniga. Seal on lahter, sisestage oma nimi sinna, vajutage Submit ning oletegi osalemas meie viktoriinil. No nii, ja esimene küsimus läks lahti. Kui palju tekib aasta jooksul Eesti kodumajapidamises inimese kohta jäätmeid? Mis te arvate, kas selleks on 400 kilo, mis on siis 4 põhjapõdra jagu, või 300 kilogrammi ehk 190 000 teeküünla ümbrise jagu või hoopiski 200 kilogrammi, mis on siis terve sinivaala südame jagu
või hoopiski 100 kilo, mis on justkui ühe keskmise Eesti musklis mehe raskus. Kui palju siis tekib aasta jooksul Eesti kodumajapidamises inimese kohta jäätmeid? Vastamiseks on teil algusest peale minut aega, jäänud on veel 10 sekundit. Ma võin siinkohal juurde sõnada, et kogu Eesti peale tekib kodumajapidamises 535 000 tonni jäätmeid, millest 20 tonni on näiteks teeküünalde jäägid. Nonii, nagu näete oma ekraanidel, siis õige vastus oli 400 kilo ehk siis 4 põhjapõdra jagu. Õigeid vastajaid oli kokku 9, samuti 9 pani 300 kilo, mis oli kahjuks vale, ja seal väiksemad numbrid 4 ja 4 vastasid 200 kilo ja 100 kilo. Meie top on peagi teie silme ees, nagu näete, siis juhtima on läinud Elerin S, kes oli ka kõige kiirem vastaja. Teine koht 2-punktilise vahega. Tõepoolest väga nibin-nabin käib see võistlus siin, kuid see on alles esimene küsimus, nii et ei tasu üldse muretseda. 7 tükki on veel olemas, tulemas, kuid teine koht on tsipelgad ning 3. hage. Lähme meie järgmise küsimuse juurde. Järjekorras teine küsimus. Kui kiiresti lagunevad kilekotid looduses? Mis te arvate, kas selleks on 20 aastat, mis on siis 1 generatsiooniga, või hoopiski 700 kuni 1000 aastat? See on siis elevandi elueast circa 10 korda kauem. Või hoopiski 1500 aastat, mis on 300 korda kauem kui piimapakk, või ei lagunegi. Kui kiiresti lagunevad siis kilekotid looduses? Tõepoolest, selline asi on väga taunitav, et kilekotid loodusesse jõuavad, kuid paraku olukord selline aeg-ajalt on, ehk siis nüüd te saate täpselt teada, kui kaua üks kilekott metsa all laguneb. Kusjuures infoks, et eestlased soetavad aastas ligi 700 miljonit kilekotti. Taaskasutusse lähevad kilekottidest vaid 1%, seega mõelge, milline kogus jääb neid kusagile nii sama. Suurepärane, enamus pakkusid õigesti ja õigeks vastuseks on tõepoolest 700 kuni 1000 aastat. 1000 aastat, no see on ju terve igavik. Seega, olge sõbrad, ärge kilekotte ja muud prahti üldse loodusesse visake, vaid selleks on vastavad kohad, kus siis käideldakse kõik sellised asjad ümber. Aga nagu te näete kohe oma ekraanidel, siis leaderboard ehk siis top 10 on selline, kus Elerin S on ikka veel juhtimas, teisele kohale on jõudnud Keiu Einla ning 3. kohal hetkel on Kastan. Kuid see ei ole veel lõpp, nii et kõigil on võimalus, ka kõige viimasel, keda isegi praegu ekraanil näha ei ole, ka sinul on veel võimalik võita, kui sa vastad õigesti ja kiiresti. Lähme siit aga 3. küsimuse juurde, teemaks on vesi. Milline vee kohta käiv väide ei vasta tõele? Kas inimese kehakaalust moodustab vesi circa 2/3, kurgis on vett circa 97%, maakera veest 3% on magevesi või veemolekulid püsivad õhus circa 20 päeva? Mis te siis arvate? Milline väide ei vasta tõele? Vastamiseks 30 sekundit. Kas siis inimese kehakaalust moodustab vesi circa 2/3, kurgis on vett circa 97%, maakera vees 3% on magevesi või veemolekulid püsivad õhus circa 20 päeva? Nüüd peate valima siis selle väite, mis ei vasta tõele. Nii, viimased kiired liigutused ja aeg on läbi. Väga tublid. Taaskord enamus pani vastuseks õige, ehk siis veemolekulid püsivad õhus circa 20 päeva.
Tegelikult, kui nüüd päris aus olla, siis hoopis keskmiselt 9 päeva, aga põhjavee sügavamates kihtides aga lausa 10 000 aastat. Ja ekraanidel näete ka kohe toppi. Elerin S, oled väga tubli, taaskord oled sina juhtimas 2806 punktiga. Teisel kohal hetkel on Anette ja Gertrud. Sellel korral olid nemad kiiremad ja kolmandal Keiu Einla. Kuid kõik ei ole veel kadunud, kõik on võimalik veel. Me läheme 4. küsimuse juurde ja küsimus on selline. Milline väide taaskord ei vasta tõele? Kas minutis jookseb kraanist circa 9 liitrit vett või 52% veest kulub kodus pesu pesemisele või hoopiski duši all kulub minutis circa 7-9 liitrit vett või ei vasta tõele, et 27% veest kulutab majapidamises WC. Milline antud väidetest ei vasta tõele? Teil on rahulikult saate veel võtta, 30 sekundit on aega, kuid nagu te teate, siis kes vastab kiiremini ja õigesti, see saab ka rohkem punkte, nagu te olete juba topis näinud, seal on kirjas ilusti ka fastest, mis tähendab siis seda, et sellel konkreetsel voorul oli siis kõige kiirem vastaja just nimelt tema. Aga nüüd viimased sekundid, et milline antud väidetest ei vasta tõele. Ja vastuste tulemused teie ees. Jah, õige vastus tõepoolest ei vasta tõele see, et 52% veest kulub kodus pesu pesemisele. Nimelt hoopiski pesu pesemisele kulub circa 22% terves koduses majapidamises kasutatavast veest. Aga me liigume oma 5. küsimuse juurde, enne veel top. Nii, väikesed arvutused ja meil on liidri positsioonil taas ikka veel Elerin S. Tubli, hoia sellest kinni, kuid kiirelt jõuab järgi Pille, kes on nibin-nabin kohe järgi jõudmas ning 3. kohal taaskord Keiu Einla ning siis juba kõik teised. Järgmiseks teemaks on maa ning 5. küsimus kõlab järgmiselt. Milline neist kuulub olmejäätmete hulka? Kas selleks on vanad akud ja patareid, putuka ja rotimürgid, hallitanud pagaritooted või putuka kaitse- ja immutusvahendid? Mis te siis arvate, milline neist järgnevatest on just see, mis kuulub olmejäätmete hulka? Nagu te teate, siis alati, kui prügi sorteerida, siis vastavad tooted, vastavad asjad tuleb panna õigetesse nii-öelda prügikastidesse. Milline aga neist kuulub olmejäätmete hulka? Kas siis vanad akud ja patareid, putuka ja rotimürgid, hallitanud pagaritooted või hoopiski putuka kaitse- ja immutusvahendid? Tõstke käsi vahepeal, kes kodus prügi sorteerib? Väga hea, enamus, väga tubli. Keegi lehvitas mulle, rõõm. Aga nagu näete, siis tõepoolest meil on väga tore publik, kes teab, mismoodi prügiga ümber käituda. Olmejäätmete hulka tõepoolest kuuluvad pagaritooted ja siis nagu siin hallitanud pagaritooted. Nii, ja meie top näitab seda, et ja nüüd on juba top 3 muutunud. Nagu te näete, on juhtima läinud Pille 3537 punktiga. Teisele kohale on praegu jõudnud Keiu Einla ning Elerin S 3. kohal, kuid nagu ma rääkisin, on kõik veel muutuvas olukorras. Me läheme siit edasi 6. küsimusega. Umbkaudu mitu kilogrammi toitu viskab ära keskmine Eesti inimene terve aasta jooksul? Kas selleks on 20 kilogrammi, mis on orienteeruvalt 400 kanamuna jagu? Kas selleks on hoopiski 30 kilogrammi, mis on 150 või paki jagu?
no kujutage ette, nüüd lähete poodi, seal on 150 pakki võid, või siis 40 kilogrammi, mis on 80 leivapätsi jagu, või kogunisti 50 kilogrammi, mis on 50 piimapaki jagu. Mitu kilogrammi toitu viskab siis ära keskmine Eesti inimene terve aasta jooksul? Tõepoolest, ka kõige väiksem number on suur ja kõige suurem number on mitu korda suurem. Nii et alati, kui te hakkate toitu ära viskama, mõelge, kas on võimalik seda äkki teisiti kasutada. Äkki saate hoopiski halvaks läinud keefirist pannkooke teha. Kusjuures saladuskatte all, ma võin öelda, halvaks läinud keefirist tulevadki kõige paremad pannkoogid. Aga nüüd aeg on läbi. Ahaa. Ja õige vastus on 20 kilo, ehk siis enam-vähem niimoodi 400 kanamuna jagu viskab ära üks keskmine inimene toitu terve aasta jooksul. No, siinkohal võib öelda, et olukord on ikkagi parem, kui enamus pakkus. Seega tõepoolest 50 kilo on natuke liiga palju. Aga top näitab meil seda, et Pille taaskord juhib, teisel kohal Keiu Einla ning kolmandal kohal Elerin S, ehk siis top 3 on täpselt sama nagu eelmise küsimusega, kuid allpool on toimunud muudatused. Pange nüüd tähele, tulemas on 7. küsimus, mis tähendab, et see on eelviimane. Seega näpud kiirelt käima ja küsimus kõlab selliselt. Uuringufirma Norstat andmetel liiguvad eestlased vähe värskes õhus. Milline on number 1 takistus, miks nad ei saa seda teha? Kas ei ole eestlastel siis sobivaid riideid või häirib neid hoopiski halb ilm või pole selleks piisavalt aega või lihtsalt eestlased ei viitsi õue minna? Mis te arvate statistika järgi, mis on siis number 1 põhjus, miks eestlased ei saa või ei taha värskes õhus niivõrd või piisavalt palju aega veeta? Kas selleks on põhjus, et pole sobivaid riideid, on hoopiski väljas halb ilm, pole piisavalt aega või laiskus? No laiskust on võimalik muuta. Aega vast leiab, halva ilma korral pole halba ilma, on head riided ja pole vaid sobivaid riided, no see ei olegi vabandus. Aga nagu te näete, siis tõepoolest meie põhiliseks takistuseks saab alati halb ilm. See on siis Norstrati andmetel. Aga tõepoolest, nagu ma rääkisin, siis pole halba ilma, on vaid kehvad riided, nii et nii kui me lõpetame selle piduliku sündmuse siin ja vaatate väljas on, kui peaks olema kehv ilm, siis palun tuleb muretseda õiged riided ja halvast ilmast ei tasu siin kohal rääkidagi. Aga mul on hea meel, et selleks ei ole laiskus. Eesti inimene on ikkagi tubli ja tegus. Aga top on teie ees ja juhtima on läinud mesilinnud, nagu te näete, siis nemad olid ka, või tema, oli ka sellel korral kõige kiirem vastaja, teisele kohale on läinud Pille ning kolmandale Keiu Einla ja ülejäänud võistlejad. Aga nüüd viimane 8. küsimus. Pange nüüd hoolega tähele, sest see võib muuta kõik. 1 tonn ümbertöödeldult paberit säästab kui palju? Kas 60 000 liitrit vett, 17 looduslikust metsast võetud puud, 2 eramaja aastase energiatarve, mis on circa selline 8000 kilovatt-tundi, või hoopiski 8 looduslikust metsast võetud puud. Mis te siis arvate? See on nüüd 8. küsimus. Tõepoolest, see võib muuta kõike. Kas 1 tonn ümbertöödeldult paberit säästab 60 000 liitrit vett, 17 looduslikust metsast võetud puud, 2 eramaja aastase energiatarve või hoopiski 8 looduslikust metsast võetud puud? Ma loodan nüüd, et kõik kiiremad on saanud juba oma vastuse paika, sest trummipõrina saatel me kohe saame teada, kes on need õnnelikud, kes võitsid tänase viktoriini. Ja õige vastus on teie ees. Just nimelt, 1 tonn ümbertöödeldud paberit säästab siis 17 puud, mis on siis võetud looduslikust metsast.
lisaks võrdlusena tuues 3000 kuni 4000 siis kilovatti elektrienergiat või hoopiski 30 kuupmeetrit vett. Aga nüüd palume top 10, mis on teie ees. Ja trummipõrina saatel palju-palju õnne, mesilinnud, teie võitsite 4646 punktiga tänase viktoriini. Suur-suur aplaus. No, tiimi nimest võib välja lugeda, et teid oli seal mitu, seega palju õnne kõigile. Teine koht. Teise koha saavutas siis Elin, kes saavutas siis 3933 punkti ning kolmas koht Kertu, palju õnne ka sinule, 3790 punkti. Palju õnne kõikidele võitjatele ja nagu sai räägitud, siis auhinnad on välja pannud Foorum Cinemas kinokett, Kalev Spa veekeskus ning Sky Park Batuudi keskus. Saate sinna minna koos oma sõbraga täiesti vabalt valitud ajal. Aga nüüd oleme oma tänase hommikuse piduliku sündmusega jõudnud täpselt nii kaugele, et aeg on otsad kokku tõmmata. Täname kõiki osalejaid, täname kõiki tiimide juhte, kõiki lapsevanemaid, kõiki, kes selles kampaanias kaasa lõid ja osalesid. Aitäh kõikidele korraldajatele. Täname partnereid, kes toetasid. Aitäh kõigile, kes te täna seda üritust pealt vaatasite. Nüüd aga näitame teile kõikidest töödest sellist pildikollaaži. Saate näha, mida siis sõbrad tegid ja millega nad hakkama said. Tervitan siit kohast ja loodame, et kohtume juba järgmisel aastal taaskord. Aitäh ja ilusat päeva!